It's a terrible love and I'm walking with spiders. Miks ma siia tulin? No esiteks ma ei oska öelda ei. Ja sellepärast ma olen kindlasti oma kogemuste ja teadmiste võrra rikkam, et ma olen näinud seda siin. Et ma olen kohanud inimesi, kes on tutvustanud mulle kohalikku elu ja kultuuri ja kombeid ja inimeste mõtlemislaade ja viise, mis on nagu nii erinevad. Samas ümberkaudses tähenduses ma arvan, et maailma inimesed on umbes, ma ei tea, 70% võrra nagu kõik on ühesugused, aga samas kui detailidesse laskuda, siis on see nagu erinevus kardinaalne ja seda nagu tunda õppida ja näha ja enda jaoks nagu lahti mõtestada on tegelikult väga lahe. See aitab sul nagu mõista igasuguseid inimesi enda ümber. Mõista, miks inimesed käituvad ühtepidi või teistpidi. Ja ma arvan, et see minu jaoks tähendab, see on nagu see nii-öelda inimese suurus. Minu see suuruse mõiste, nagu ma mäletan väga hästi, sai alguse kirjandustunnis, kui me lugesime Isakorjood ja siis me rääkisime nagu väikekodanlusest ja ma ei tea, vastand ei ole suurkodanlus, aga põhimõtteliselt see väikekodanlus on nagu mõiste, et sealt nagu ma tõmban oma paralleele ka analüüsides nagu inimesi, et kes on nagu väga sellised väikse egoga inimesed, kes ei vaja palju ja kes on nagu võib-olla ka naiivsed ja kes ei otsi nagu elud palju ja kellel ei ole suuri sihte ja kes ei taha ka võib-olla oma kodust lahkuda kunagi elu jooksul või kes ei taha midagi uut proovida, et see on minu jaoks selline nagu väiksus, inimese väiksus, et see, et ta ei ole nagu avatud uutele võimalustele elus, et ta on see ei ole nagu samas selline negatiivne asi, et ta lihtsalt koha peal, ta naudib seda elu oma enda ümber koha peal ja ta ei vaja selleks, et olla õnnelik, ta ei vaja nagu minna kuskile. Aga see ei ole nagu minu elu. Et samas nagu kui heasüdamlikud või pahatahtlikud või lahked või viisakad või mitte viisakad need inimesed on, see üldse ei puutu asjasse. Need on nagu sellised kombed, lahkused, viisakused, kadedus, kõik sellised on nagu sellised õpitavad või mida me nagu, milleks me õpime, ma arvan, elu jooksul, või siis mitte me ei õpi, aga elu õpetab meid saama teatud laadi nagu sellisteks, omandama selliseid nagu isikuomandusi, aga see nagu väikekodanlus või selline uudishimu või seiklusjanu või janu maailma üle vastu. See, ma arvan, nagu sünnib meiega kaasa. See on nagu meil juba peas ja veres olemas. Ja selles suhtes olen mina nagu sealpool, kus ma ei ütle kellelegi ei ja ma tahan alati näha ja kogeda ja proovida ja maitsta ja uudistada ja ringi vaadata ja riskida. Mulle meeldib võtta riske. See, et ma praegu olen ühe mingi võib-olla 2000 meetri see mäe otsas täiesti üksinda, ilma et mul oleks nagu võrguühendust ja mingi kaaslasi minu ümber, et see on nagu minu tänase päeva risk. Et seda tehes ma mõtlesin nagu 10 korda,
et ma ei tahaks olla nagu iseenda ema või isa, et see oleks lihtsalt kohutav peavalu. Vot, aga see nagu aitab mingitest muudest asjadest võib-olla üle saada. Et me teeme selliseid asju mingitest väiksematest igapäevastest väljakutsetest, mis tunduvad esialgu väga ületamatud, et siis saab nagu nende väikeste asjade üle naerda ja kerge südamega kas nendest üle olla või siis neid väljakutseid vastu võtta ja lihtsalt ära teha nagu külma südamega. Seda ma olen ka nagu näinud viimasel ajal enda ümber, kuidas inimesed suhtuvad väljakutsetesse väga erinevalt, et nagu paanika-jaanika tekib või siis minnakse endast välja või siis ei suudeta nagu seda haarata. Aga kui sa säilitad nagu hästi külma meele ja rahuliku suhtumise, siis on kõik võimalik. Siis ei ole nagu mitte midagi siin elus rasket. Kõige raskem siin elus on minu arust see teiste inimeste hinnangutest üleolemine. Teiste inimeste, et öelda külma südamega, et mul ei lähe korda, mida teised inimesed arvavad. See on nagu, ma istun lihtsalt mingi plasspudeli peal praegu, sest et see kivinukk on väga terav. Ja, et see teiste hinnangutest üleolemine ja pihkene, ma olen looduses. Teised inimesed võivad kõige rohkem nagu haiget teha, et mis muud siin elus nagu ikka haiget teeb või meelekurvaks teeb. On ainult nagu kuidagi teiste inimeste võib-olla mingid solvangud, teiste inimeste mõtlematu käitumine sinu suhtes ja siuksed asjad. Kuna mina nagu võtan hästi südamesse, mida teised inimesed ütlevad või arvavad, siis ma ise püüan alati suhtuda kõigesse äärmiselt suure empaatiavõimega ja mitte kunagi hukka mõista, vaid lihtsalt mõista, miks nad niimoodi käituvad ja nagu kuidagi enda jaoks lahti mõtestada teiste inimeste käitumist. Ja mitte pettuda, üritada mitte pettuda, vaid lihtsalt üllatuda. Kas negatiivselt või positiivselt, aga alati lihtsalt üllatu, ära pettu. Vot sellised väiksed mõtteterad siit Hiina mäetipust. Et ei ole vahet, kas ma nagu lahkun siit homme või täna või oleks ma lahkunud 4 kuud tagasi, et või lahkun siit 4 kuu pärast või isegi 6 kuu pärast. See kogemus on üks. See on see julguse rindu võtmine, oma koti kokkupakkimine ja tulemine. Teadmata nagu, mis sind ees ootab või kuidas see kõik läheb või kas see läheb hästi või halvasti, kas sulle siin meeldib või ei meeldi. Et see on lihtsalt see otsustamine, ma arvan, et sa oled valmis seda tegema. Ja see, mis kõik nagu sellele järgneb, see on selline teekond, mida nautida. Lasta nagu kõikidel asjadel endaga juhtuda. Et mine kaasa kõigega ja ära karda öelda jah, sest et siis on elu palju huvitavam ja siis juhtub igasuguseid asju sinuga. Jah, nii et ütleme rohkem jah